Tervitame taas 11 Jumala kojas Jeesuse Kristuse nimel. Täna me mõtleme sügisandide peale. Meil täna on siin ees ka ilus kompositsioon. Aitäh kõigile, kes selleks oma osa andsid. Ja Jumala sõna ütleb 2. Korintuse kirjas 9. peatükis. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda lubanud, aga mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. Aamen. Jumala sõna. Ja me teame seda ka, isegi kes Jumala sõna väga palju ei ole lugenud ega uurinud, teab seda seadust, et kui sa vähe külvad, siis su lõikus on ka väikene. Ja kui sa palju külvad, siis on lootust, et ka sügisel korjad palju kokku. Ja me teame seda ka, et alati kõik ei sõltu meist. Alati ei sõltu ka sellest, kui palju sa külvad. Vahel ka ilmastik annab oma osa ja vahel ka sellel aastal on olnud, kus mõnes piirkonnas põllumees on palju külvanud, aga ei ole palju saanud või pole midagi saanud. Ja teises piirkonnas on teine mees vähe külvanud, aga on palju lõikanud jälle. Ja me vahel mõtleme, et miks see nii on? Kõik ei sõltu alati meist endist, aga meie osa tuleb ka teha. Me peame usus külvama, me peame usus jagama ja seda tegema rõõmsa südamega. Ja me lugesime, et Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga teo tarvis. Ja see on ka üks huvitav asi, et Jumal on helde ja ta annab armu rikkalikult, on öeldud. Ja me teame, et me ikka vahel eksime, me vahel teeme valesti midagi või mõtleme valesti või alati ei tule nii hästi välja asjad, kui me oleme tahtnud. Ja tuleme Jumala ette ja ütleme, Jumal, anna mulle andeks. Ja siis me võime teada, et tema on vägev andma armu meile. Aga mitte, et me ainult sinna juurde jääksime, vaid ka rikkalikult jagaksime välja seda, mida me Jumala käest saanud oleme. Ja ma saan, tänane päev on ka see päev, kus me saame jagada isekeskis, vesteldes, rääkides, olles Jumala kojas, rääkida seda ka, mida Jumal on teinud sinu ja minu elus, viimastel päevadel, viimastel aegadel. Ja seda tõesti on palju olnud, mida on teinud. Ja ta tuletab meelde ka seda, et me oleksime ka need, kes teevad häid tegusid teistel. Ja ma arvan, et sügis annab ka hästi hea võimaluse selleks, et midagi su aias on, mida naabril ei ole, siis sa lähed, küsid, kas sa soovid minu õuna ka proovida või minu, ma ei tea, kõrvitsat või kurki või tomatit. Midagi saame jagada. Ja see võib-olla kutsub esile selle, et oot, mul on ka midagi, ma toon sulle ka midagi jälle. Et see jagamine on see, mis toob ühe hea tegu toob sulle tagasi. Ja küll on hea, et me kogeme seda, mida Jumal annab meile ja meie võime ka talle midagi tagasi anda. Anda tagasi kiitust, tänu ja ülistust tänase päeval ka kõige hea eest, et ta meid rikkalikult meeles pidanud. Aga me palvetame ja siis me laulame ühiselt. Hea taeval isa, me täname sind, et sina oled rikkalikult jaganud oma armu. Me täname, et sina oled rikkalikult meid meeles pidanud ja oled meile tänase päeva kinkinud ja selle ilusa päiksepaiste ja sügise ja sooja sügise, kus me võime tunda rõõmu sellest, Jeesus, et sa oled ka meil lubanud ka lõigata midagi põllumaadelt, kuhu me oleme külvanud. Vahel oleme palju külvanud ja vähe lõikanud ja vahel oleme vähe külvanud ja palju lõikanud ja vahel me oleme palju külvanud ja oleme ka väga palju lõikanud. Aga issa me teame, et see osa, mida sina kingid, on ka väga oluline osa meie elus.
Jeesus, me täname sind selle eest, mida sina teed. Jeesus, me täname tänase päeval ka selle eest, mida sa oled teinud. Ja me teame, et sinu kätte võime usaldada endid, sest sina täidab meie vajadused ülirohkelt. Jeesus, me täname, et seda Jumal teenist võime su kätte paluda su kätte ka igaüks, kes on tulnud sinu kotta. Jeesus, õnnistaid rohkelt, isand, tee neil palju head ja isand, olgu see vahe tasutud rohkelt sinu poolt. Ja isand, need, kes on tahtnud tulla, kes pole veel jõudnud siia, isand, õnnista ka neid. Sa näed ka armas õde Vallit, kes on tahtnud tulla täna, aga ta tervis pole lubanud. Jeesus, õnnistan teda ka väga rohkelt ja isand, palume su kätte Johannese ja Leidi ja kõik teised armsad ka, kes on olnud varasemate aegade meie keskel, aga nüüd on tõesti vanuse tõttu eemale jäänud tervise tõttu. Jeesus, ole nende keskel, ole nende juures, rõõmusta neid ja täida ka rikkalikult neid oma armuga. Jeesus, me täname sind, et sinu kätte võime usaldada kogu koguduse, paluda su kätte ka meie linna, meie maa, issand, kingi rahuaega, kingi armuaega veel ka meie maale. Ja issand, kui täna on ka valimise päev, siis issand, me palume ka, et õiged inimesed võiks õigete kohtale saada. Jeesus, me täname sind, et sinu kätte võime usaldada, me ei pea muretsema, me ei pea pavistama asjade pärast, me teame, et kõik asjad on sinu kätes. Ja issand, me palume tõesti, et sinu õnnistus ja arm ja heldus võiks olla jätkuvalt me kõikide üle. Jeesus, aitäh sulle. Tänase päeva eest võime koos olla siin, sinu kojas. Õnnista, isand, ole oma püha vaimu läbi meie juures. Aamen. Nii, meil on vaada laulu. Laulame. Kui tõuseb päike, uus on sinu arm. Öös on rohkem valgust kui vaid öine kuu. Tean, et miski hoiab keset tuult ja torme mind. See on sinu arm ja sinu armastus. Kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin Jumal su kätele. Kui ma laulan, siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel. Armastust, mis rohkem kui üks tunne vaid. Ja on muusikat, mis kõrgem kui üks laul. Kõik maine muutub väikeseks, kuni olen näinud Jumal, sinu suurust ja su au. Kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin Jumal su kätele. Kui ma laulan, siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel. Välja on rohkem tantsu kui vaid tuuleid. On lainte laulust kõlavam veel see. Kui taevas puudutab me südameid, õrnema keegi seda teeb. Kui ma seisan, siis seista ma saan sinu tõotustel. Ja kui kukun, siis kukkuda ma võin Jumal su kätele. Ja kui ma laulan, siis rõõmust, mis sa panid mu südame. Ja kui nutan, siis vaid sellest, et kodu ootab veel. Ja kui ma seisan, siis seista ma saan
täna on lõikuspäev meil, mida me tähistame ja samas ka oktoobrikuud tähistatakse ka vaimse tervise kuuks ja mõeldakse ka sellele, et nii meie ihu vajab tervist ja liigutamist ja samamoodi ka meie vaim ja meie vaimne olemine ja sisemine olemine. Ja mõtlesin, et ka meie tegelikult oma päevades, kui palju me mõtleme sellele tegelikult, et kui meil nagu kuskilt selg valutab või jalg hakkab lonkama või mis iganes või süda jukerdab, me läheme arsti juurde. Et mis mul viga on? Ravi mind terveks nüüd. Aga kui meie vaim on natukene haige, kas me paneme seda tähele üldse? Või meie sisemine inimene, nagu öeldakse. Ja kuhu ma siis lähen abi otsima? Jeesus räägib väga palju viljast ja viljapuudest ja vilja kandmisest. Ja ta räägib ka takistustest, mida tuleb sageli ka sealjuures ületada. Mõtlesin selle peale tegelikult, et mis on need viljad. No me looduses teame, me oleme väga palju sõltuvad ka see ilmastikust, nagu öeldakse. Ja see keskkond, kus me oleme, kas on hea kliima või kehva kliima ja vastavalt sellele, mida me saame lõigata ja külvata, mida mitte. Aga ka meie enda elus on ka sageli ka see, et meie eluviljad, nagu me võime nimetada, sõltuvad ka väga palju sellest, millises keskkonnas me elame ja kasvame ja liigume. Mõtlesin ka selle peale, et meil räägitakse ka viljakusest ja ka viljatusest. Ja mõeldes selle peale edasi tegelikult, et lapsed on ka tegelikult meie armastuse vili. Ja kui me jääme vanaks, siis me sageli, kui meil lapsi on, me ikka loodame, et mõni ikka tuleb meid vahel vaatama. Et loodan, et kõik ikka ära ei unusta mind. Aga me teame, et päris palju on ka neid, kes lapsed on kuhugi kaugele läinud, kuskile välismaale, nende elu on kuskil hoopis teises keskkonnas ja neil ei olegi võimalik tulla nagu iga päev või igal võimalusel vaatama meid, külla meile. Ja mõtlesin selle peale, et küll on hea, kui ikkagi lapsed jäävad ikkagi nagu lähipiirkonda elama. Mõtlesin, kas see vahel on ka meie nii-öelda pere vili või mitte. Kas see sõltub ka meist, ka kodukeskkonnast, kuidas lapsed meid hiljem kas siis meeles peavad. Mõeldes selle peale, et tuleb sünnipäev, ikka mõtled, kas nad ikka mäletavad, et mul täna sünnipäev on, ootad õhtuni välja, vaatad, kes on juba saatnud tervituse, kes on helistanud, mõtled, mis juhtunud on, miks ta ei mäleta mind enam. Ja siis ma mõtlen selle peale, palju mina nende sünnipäevasi mäletasin, kui nemad kodus olid. Et kas ma tegelikult pidasin neid, kas ma tähistasin neid kuidagi. Ja vahel tulebki tunnistada, et mul on kehva külvamine olnud ja ma vahel ka söön neid vilju. Meil vahel võib-olla mõtlemegi selle üle lihtsalt ja rohkem ei mõtlegi, et kui ilmakodanik juba valguse kätte aidata, juba siis on nagu meie töö tehtud. Aga päris see ei ole. Ma loen Jumala sõna pisut hiljem ühe mõtte juurde, aga ma räägin natuke edasi veel külvamisest. Ka sellest, et me külvame ka igal päeval miskit teiste inimeste eludesse. Ja minu meelest see on ka väga oluline igal päeval meeles pidada. Võib-olla üks naeratus kellegile, üks soe käepigistus päästab teise halva päeva.
või teeb kellegi tuju paremaks, kui ta naeratab sulle vastu. Üks hea sõna, üks julgustav sõna. Ja me teame, et me vahel kohtume inimestega, kes on nagu inimesed, kes kogu aeg räägivad seda, mis on pahasti. Ja me teame, et neid inimesi me mingil hetkel hakkame nagu vältima. Me ei taha nagu seda negatiivselt vastu võtta, vaid tahame olla nende inimeste keskel, kes rõõmsad on, kes julgustavad, kes toetavad, kes aitavad, kes tulevad appi, kui abi vaja on. Ja mõtlesin, eks see on ka külvamine. Me külvame armastust, me külvame lootust, me külvame julgustust ja see teeb teiste inimese nii vaimse tervise palju tugevamaks. Me saame panustada üksteise tervisesse, kui võiks nii öelda. Mitte ainult enda tervisesse, vaid ka teiste omasse. Mõtlesin selle peale, et kus need taimed kasvanud on, natukene nendest, me teame seda, et see keskkond, kus taim kasvab, kus vili kasvab, mõjutab väga palju selle vilja maitset. Me teame, kes on nagu väga kohvifänn olnud, see teab, et kohviubadel on, see ei ole uba, ainult uba, vaid sõltub väga palju, kus piirkonnas see uba kasvanud on. Et kui see uba on kasvanud Lõuna-Ameerikas, on ta ühe maitsega, kui ta on Aafrikas kasvanud, siis on teise maitsega, siis tuleb see, kas on natuke põhja pool, natuke lõuna pool, mis sort on, mismoodi seda olen töödeldud, kõik see annab oma nagu erineva maitse. Ja see oluline on see, et me kasvataksime taime õiges kohas. Mõtlesin, kui me porgandi paneme õlisesse mulda, siis tegelikult see porgand kasvab üles küll, aga kas me tahame seda pärast süüa? Ja kas see meile ka tervislik on? Tuleme Jumala sõna juurde. Esekieli 47. peatükk on üks imeline peatükk. Ja seal räägib prohvet elustava veega templi allikast. Ja on öeldud, siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit. Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu, laskis mind minna väljaspoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool, ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. Ja kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis 1000 küünart ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli pahkluudeni. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind veest läbi minna, vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind läbi minna, vett oli niueteni. Ja ta mõõtis taas 1000, siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge, vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ma ei saanud läbi minna. Ja ta küsis minult, inimese poeg, kas oled seda näinud? Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast. Aga kui ma tulin tagasi vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin kui sealpool, ja ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksivad alla lagendikule ja jõuavad merre. Nende merre jõudes paraneb seal vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu. Ja seal on väga palju kalu, sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Ja pisut hiljem, ja jõe ääres selle kaldal siin ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid
nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe. Nad kannavad igas kuus uudse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust. Nende vili on toiduks ja nende lehed terviseks. Aamen. See on Jumala sõna. Üks väike oja, üks väike allikas voolas välja templi läve alt. Ja see veel oli eriline omadus parandada merevett, parandada ja tuua esile väga palju viljapuid mõlemal pool kallast. See vesi voolas ida poole, kes me teame pisut Iisraeli maad, teame pisut ka Jeruusalemma templimäge, kus see sündmus on nagu prohvetlikult toodud esile, siis ida poolt voolates see vesi jõuab Surnu merre tegelikult. Ja Surnu meri on üks kõige elutum paik üldse maailmas. Seal ei ole absoluutselt elu, või mingisugused molluskid leitud, mingi mallikaid seal. Aga põhimõtteliselt see on täiesti surnud vesi. Seal võib vee peal vaikselt lebada, ilma et ära upuksid. Ja ta hästi tulise soolaga, nii et silma läheb, siis sa võid pimedaks jääda. Ja mõtle, selline paik isegi võib muutuda uueks, kui Jumala allikast tuleb vesi sinna. Praegult jookseb ka tegelikult Surnu mere üks jõgi, Jordani jõgi. Ja kuna inimesed väga palju kasutavad põlluharimisel Jordani vett, siis Surnu mere jõuab järjest vähem vett. See jõgi nagu kuivab järjest rohkem ära, kui ta jõuab sinna lõppu. Ja sellepärast see Surnu meri ka kuivab ära, sest ei tule uut vett peale. Aga ühel hetkel tuleb see vesi, mis hakkab allikast voolama ja toob elu sinna. Kala püütakse sealt, öeldakse. Issanda templist tuleb allikas kasvab järjest võimsamaks. Jälle 1000 küünart ja juba oli sügavam. Ja igale poole, kuhu see jõgi jõuab, virgub ellu kõik loodu. Me teame, et taimed tahavad vett kasvamiseks. Kui on väga kuiv aeg, siis me kastame. Me kastame lilli, me kastame taimi, me katsame põllusaaki. Ja aeg-ajalt Jumal saadab vihma ka. Ja see ka kastab meid. Aga me vajame ka vaimulikku vett, mis meie sisemist inimest kosutab ja aitab meil kasvada. Me lugesime, et selle jõe kaldal kasvab kõiksugu viljapuid. Nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe. Ja igas kuus annavad nad oma vilja. No kes ei tahaks, võib-olla tänapäeval me kõik ei tahagi enam sellist õunapuud endale ajada, mis iga kuu annab nagu maa jälle täis kõik, kus annab paled. Ja järgmine kuu tuleb jälle uus täis. Nii et aga see räägib sellest Jumala küllusest tegelikult. Kui tema elu tuleb sisse, siis see on rikkalik, seda on nii, et võib kõigile jagada ja see vili ei lõpe. See prohvetlik sõnum ka meile. Eilsel festivalil me käisime Tallinnas mitmekesi, Tallinna Lootuse aeg festivalil ja seal eespalve osa oli, kus kutsuti inimesi eespalvele ja olin koos ühe noore mehega, kes võitleb alkoprobleemidega. Ta teadis, et Jumal võib aidata. Ja kui kutsuti eespalvele, siis ta tuli selle sooviga, et anda me elu uuesti nagu Jumalale. Ja ta ütleb, et aga mul on probleem, sõbrad tulevad ja kiusavad mind ja kisuvad mind tagasi jälle.
selle pahe juurde. Mõtlesin selle peale, et meil kõigil tegelikult on omad võitlused ja sageli saab määravaks just see, kus me oleme ennast istutanud. Kui me oleme istutanud ennast selliste sõprade juurde, kes meid tagasi kisuvad, alla kisuvad, siis meil on raske oma probleemidest lahti saada. Aga kui me saame osa sellest, mida Jumal toob, olla Jumala laste osaduses, siis see annab meile elu ja sellist elujõudu edasi minna. Jumala sõna on meile antud ka igal päeval, me võime avada ja lugeda ja osa saada sellest. See on see, mis meid toidab. Vaimse probleemide juures, tervisekuu juures olles mõeldaks järjest rohkem selle teema peale. Ja kahjuks tundub, et probleeme ei jää vähemaks. Ja mõtlesin, kas me tegelikult oskamegi mõelda, mis on selle probleemide allikas. Miks need probleemid oleme juurde? Kui me tervis on kuidagi haigeks, siis me mõtleme, miks me terveks ei saa. Me võtame küll tablette sisse, me võtame selle tableti ja tolle tableti ja võib-olla vaja saame süsti ka. Aga kui me ikka ei saa terveks, siis arstid uurivad nii kaua kui võimalik, et avastada see põhjus. Ja ma usun, et see vaimsed probleemide puhul on ka oluline jõuda selle põhjuseni ja ravida seda. Kus kohas saab alguse meie ärevus, hirmud või ebakindlus tuleviku ees? Pastor Erki Tamm jagas eile oma Facebooki lehel ühte mehe ütlust, kes ütles, olen elus kõike proovinud. Proovin nüüd ka su Jumalat. See on hea mõte. Anda ennast Jumalale, Jumala kätesse öelda, tervenda sina mind, paranda sina mind. Ja ma tean, et ta teeb seda. Tema eluallikas on voolamas. Jeesus ise ütles, mina olen vesi, jooge, eluvesi. Ja saame meiega sellest osa. Aamen. Me palvetame. Me võime tõusta. Hea taevan isa, me täname sind, et sina armastava isana oled meid loonud. Sina, isand, oled meid õpetamas igal päeval, saad oma sõna meile andnud. Isand, ja tänu sulle, et sinu and on rikkalik. Ja isand, anna meil tarkust aru saada. Isand, räägi meile oma püha vaimu läbi, mis on ka need probleemid, mida me peame sulle üle andma. Mis on need olukorrad, kus me vajame sinu abi, sinu julgustust. Nagu see mees, kes ütles, ma olen kõike proovinud, mitte miski pole aidanud. Ma tahan tulla Jumala juurde, elava Jumala juurde. Ja ma palun, et sina aitaks, sina muudaks mind, sina juhiks mind. Issand, me tõesti täname, et täna võime olla sinu kojas ja me teame seda ja oleme kogenud oma elus ja oleme julged selles, et sinu käes on parim plaan. Ja issand, me tahame sul taas üle anda ja paluda, issand, tule meie ellu, issand. Tulgu see sinu jõgi, sinu elava veejõgi meie juurde, et meie elus võiksid olla ka rohkelt rikkalikud head viljad, mis on teistele inimestele õnnistuseks ja terviseks ja julgustuseks. See on meie võiksime olla need, kes häid sõnumeid jagavad. See on need, kes tulevad ja julgustavad inimesi, kes on ärevuses, kes on muredes, kes on kartuses, kes on paanikas, kes ei oska mõelda, mis homme neist saab. Aga issand, meie teame, et Jumala juures võime kindlad olla. Jeesus, sina oled tulnud, surnud meie pattude eest ja issand, sina oled avanud ühe elutee.
Ja me teame, kui me oma jalad oleme sellele teele asetanud ja seda teed minema hakanud, seda kitsast teed, siis me teame, issand, et parim aeg on meil ees. Issand, me võime oodata seda aega ja olla põnevil. Ja issand, tõesti, me palume Eesti need inimesed su kätte ka, kes vajavad tervendamist, kes vajavad ka vaimset tuge, kes vajavad ka vaimset probleemides, see on sinu lahendusi. Jeesus, me täname sind, et sina tuled, täidad oma rahuga. Issand, sina tuled, täidad oma õnnistusega. Issand, sina tervendad ja issand, tõesti, sinu lapsed võivad kanda ka igas kuus vilja. Ja issand, tulgu see vili esile meie eludes, tulgu see vili esile meie koguduse elus. Issand, tulgu see vili esile paljude eludes veel. Jeesus, tänu sulle, et sina on meil lootus. Issand, sinule me tahame jääda kindlaks igal ajal. Aitäh sulle ka selle eest, et sa tänavusel aastal oled ka rikkalikud ka saaki meie maal õnnistanud. Ja issand, me ei pea tühja kõhtu kannatama. Issand, me teame, et me võime külvata palju ja usinasti, aga väga palju sõltub ka sinust. Ja issand, me tõesti tahame ka selle eest tänada, et sa oled andnud oma osa. Issand, me tahame olla tänulikud igal päeval, kui me leiba võtame ja kõhud täis sööme ja öelda tänu Jeesus, tänu Jumal sulle. Me ei pea nälga kannatama, vaid me võime olla täidetud. Issand, me täname sind selle eest, et tule, issand, meie juurde jätkuvalt. Õnnista igat üksikust täna tulnud on, sa näed meie igatsusi, meie vajadusi, meie muresid ja meie rõõme. Tahame need ka sinu kätte usaldada. Au ja kiitusega sinu nimele. Aamen. Me võime istuda, üks laul on veel, kui hästi läheb. Laulame kaasa. Õudsemäe künka peal seisis põlatud rist, mis ma ilmale pahanduseks. Oh, kui sa armastan nüüd seda risti, kus kord suuri sa mind lunastad. See rist mulle armsaks on selle vägi mind õndsaks on teid. Risti teotust ma siin kannan, kuni krooni kord pärida sa. See põlatud rist on nii auline tõest, aga paljudel tundmata veel. Püha Jumala nõrkes kord selle all, käies kolgata valude tee. Oh, see rist mulle armsaks on selle vägi mind õndsaks on teid. Risti teotust ma siin kannan, kuni krooni kord pärida sa. Selle risti eest ma tahan rõõmuga ka häbiteotus siin kannatada. Kuni taeva ma lähen ja sinna
igavest jään, rõõmu õndsust ja au pärima. Oo see rist mulle armsaks on sa, selle vägi mind õndsaks on teid. Risti teotust ma siin kannan, kuni krooni kord pärida saan. Risti teotust ma siin kannan, kuni krooni kord pärida saan. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.